Mul on 5 aastat vana arvuti ja see oli 1500 investeering. Sa räägid praegust liiga head juttu. Ma ütlen ausalt, ma võin selle video lõpus nutma hakata. Oh my god, lõpeta ära. Tere, kallid sõbrad! Kätte on jõudnud hetk, kus ma hakkan Chris Boysi arvutit kokku panema. Võib-olla ma harjun ka sellega, et natuke läägab. Teen väikse tutvustuse, mis siia sisse läheb. Emaplaadiks Gigabyte P850 Aorus Elite Wi-Fi 7, täiesti must, mõnus emaplaat. Siia peale torkan hopsti 64 gigabaiti G-Skilli mälusid, Ryzen 9 9950 X NVMe SSD-d, videokaardiks PNY RTX 5070 Ti OC 16-gigane kaart. Thermalright Hypervision 360 ARGB Black. See on üks päris pihvine ja suure LCD ekraaniga jahutus. Toiteblokiks 1000-vatine Superflower Lidex 7 80 pluss plaatina. Lisaventideks on siin 360 mm ventid. 3 venti kokku pandud, et tekitada selline seamless look. Jõkker, üliäge. Ja korpuseks Height Y70 Touch Infinite LCD displeiga, mis on tervel esipaneelil nagu Seda oli väga raske saada, mega kaua võttis aega, aga lõpuks jõudis siia. See on igalt poolt välja müüdud olnud siiani. Hakkame nüüd vaikselt komplekteerima ja... Tere, Chris! Tervist, Chris! Need, kes ei tea, siis minu nimi on Chris ja siis ka tema nimi on Chris. Ja... Chrisception, jah. Ma pidin täpselt sama asja ütlema, kusjuures. Minuni on sattunud info, et mul on üks huvitav soov. Nimelt sa soovid saada ühte vinget arvutit. Mul on eelaimdus, et Nordic Gamer saab sind aidata. Räägi oma soovist. Jaa, lähiajal ma olen pannud tähele, et kui ma streamin, siis mul nagu asjad on väga low FPS. Ja siis ma olen, et okei, ma arvutin juba sükene 5 aastat vana. FPS increase. Palju peal me läksime? 90 pealt. 90 pealt ka. Mul tuli sükene isu, et tahaks uut. Oleks sest vaja uut pärast 5 aastat, tundub nagu õige aeg. Kas sa mulle oskad öelda muidu, kui võimas see arvuti praegu on? Tahad spekke teada? Jah. Nii, mu protsessor on praegust AMD Ryzen 7 3700X 8 core protsessor. Ja kui lisaks kedagile 3,6 GHz, seda ma ei tea, mis see tähendab, aga RAM-i on mul 16 gigabaiti, DDR4, ei eksi. Ja. Väga tähtis komponent arvutil, mis mul on vaja, on mälu. Mul on kettamaht, ehk siis mul on nii palju salvestan kogu aeg, et mul on vaja suuri mäluhoideid. Ja mul on praegust 1 terabait M.2 ja teine on terabait SSD-d. 1 terabait M.2 ja 1 terabait SSD-d. Nii, aga graafikakaarti seda siin ei näita. Sa pead minema device manageri. Jaa, kuidas see eesti võiks seadmehaldur? Eesti keeles. Jesus Christ, Chris. Leidsin. Ma kusjuures leidsin. Jeesus Kristus. Mul on siis graafikakaart Nvidia GeForce RTX 2060. Ütle sina mulle, kas see on juba kriitiliselt. Uskumatu, sa saad sellega siiamaani striimida või? Ma imestan, et sul on 16 giga RAM-i. Enamusi ei saa isegi brauserit avada selle. Enamus asju runnib päris hästi, aga võib-olla ma harjun ka sellega, et natuke läägab. Läksin vahepeal Google'i pealt Brave brauseri peale, sellepärast mul Google hakkas läägama. See on esimene kindel soovitus, mis ma alati jagan, et brauser on üks suurimaid asju. Google Chrome sööb nii palju mälu, sa ei suuda nii palju mälu ette seda sööta. Kuidas sa hindad siis praegust minu seda? Hämmastav, et sa sellega striimida saad. Ma imestan just seda, et tänapäeval ma arvasin, et OBS-id ja asjad kõik võtavad nagu nii palju mahtu, aga sa oled nii pikalt teinud, et kinda siuke baseline teistele, kellel on mingi väga just arvuti, siis teil ei ole ühtegi vabandust, miks mitte striimida. Mul on 5 aastat vana arvuti ja see oli 1500 investeering ja siiamaani. Hämmastav. Ma ei tea, kuidas. Okei, seda on väga hea teada.
igatahes ma kindlasti arvan seda, et main ketast tuleb kindlasti kas 2-terane või siis isegi 4-terane, ma arvan, et see oleks nagu... Main ketas 4, sa räägid praegu liiga head juttu. Ma ütlen ausalt, ma võin selle video lõpus nutma hakata, nagu päriselt, ma ei tee nalja nagu. Võib-olla ma olen harjunud ära selle oludega, mis mul on, aga kui sa ütled 4 terabaiti main ketas, mul on praegust juba nagu see kõlab lihtsalt paradiisilt nagu. Arvuti välimus, kui oluline on sinu jaoks? Ma ütlen ausalt, ikka tahaks, et oleks visuaalselt ilus arvuti. Mul praegust teda ei ole näha, aga kindlasti ma tahaks tulevikus, kui ma kolin näiteks setupi niimoodi teha, et teda on näha. Ehk siis küljeklaas, et see paistaks ilusti läbi, et oleks nimetame siis avatud terrass vesijahutusel, millel on LCD-ekraan ja LCD-ekraanile paneme sinu logo. Wow, see oleks crazy. Ma ei ole kõige suurem see Vikerkaare RGB fänn tegelikult, mulle meeldibki, kui on selline üks temaatikat. Minu arust on selline vana juba, et kui kellelgi on, et kogu aeg lihtsalt iga värv jookseb kogu aeg, et mulle meeldibki ongi, et kas siis minimaalne või siis selline üks värv. Järgmine küsimus on siis, et arvuti kasutus ilmselgelt ma enamjaolt tean, on ju, stream ja mängimine, et... Ja monteerimine ka. Mis editing programmi sa kasutad? Premiere Prod. Suurim soov on see, et oleks rohkem FPS-i. Läägaks vähem on vist kõige suurem soov, number 1 prioriteet. Ma ise kütan alati, et ei ole vaja kõige paremat siis kiiri, et teha parimat sisu nagu. Piisab kõige lihtsamatest tööriistadest ka telefonide puhul. Otse Chrisilt Chrisile teil ütlen, et it's time to level up, man. Komplekteerimist alustame siis väikeste ettevalmistustega. Esiteks mati, kriimustaks pinda. Ja alustame siis tailide panemisega emaplaadile. Minu tavapraktika. Siis mälud, siis protsessor, siis SSD-d. Hiljem on hea sellise kombona tõstada arvuti sisse. Täiesti must emaplaat. No mõned sellised hallikas, valged, nii-öelda aktsendid on siin sees, aga üsna äge. Olgu siis öeldud, et Chris Poisi soov oli nii 60-70% must ja ülejäänud siis valge. Noh, siin ei ole päris 60-70, aga mul on välja mõeldud, kuidas ma teen seda valget osa. Esimene osa siis lisame protsessori. See on see kõige magusam koht, sest siin on see magus heli. Vaatame, protsessor oleks kinni ilusti ja liigub esas. Gaas kinni. Kuulake nüüd. No väike süke. Siis mälud. Mälud käivad üldiselt niimoodi, et see kleeps jääb alati protsessori poole. Nii, siis SSD-d. SSD number 1 ja SSD number 2. Opsti. Siis tuleb maha kiskuda siit need kiljed. See kilja ja see kilja. Ja tal on selline mõnus kiirkinnitus. Tere tulemast siia ilma. Näe, pea paistab juba. Hait elokuu. Mopsti. Mopsti. Hästi modulaarne korpus on, see mulle meeldib. Ma olen kasutanud Hait Y40 ja 70 korpust, aga see on nii palju laiem lihtsalt nagu jõhker. Mõni väiksem pere saab sisse kolida kohe. Mopsti. Ja see on täiesti puutetundlik, 2,5K resolutsiooniga. Valmistasin juba toiteblokki ette. Panin siia vajalikud kaablid külge, 24 pin, siis see uus 12 pinnine. Esimese asjana paneme sisse toiteblokki, siis paneme sisse emaplaadi, ventilaatorid ja siis alles vesijahutuse. Toiteblokk läheb ilusti siia taha küljele. Olgu siis öeldud, et see korpus maksab üle 400 euri. See on siis GPU vertical mount, et videokaardi saab paigaldada siia korpusesse püsti. Ja mis teeb ta eriliseks veel, et siin all on võimalik paigaldada ventilaatorid. Ehk siis kui videokaart on siin püsti, ta tõmbab õhku alt sisse ja
alt puhub ventikatele värsket õhku peale. Selle tehnoloogia nimi on Cold Floor. Ülijahe. Tavaliselt ma panen arvuti pikali, kui ma emaplaati sisse panen, aga ma olen paljudes videotes näinud, et paljud installivad emaplaati siis, kui arvuti on püsti. Aga ma proovin ka, olen ka popp ja noortepärane äkki. Vahepeal teen siis endale reklaami. Minu käte all on valminud veel erinevad vinged arvutid üsna mitmele Eesti vingele loojale. Näiteks saanud Plutole, Meister Jaan on minu käest arvuti saanud, Olli on minu käest arvuti saanud ja ka Olli isa, kes on siis Two-Week-Starti trummar. Neid inimesi on veel. On au luua esimesele YouTuberile üks vääriline arvuti. Siis ma lisan nüüd kaablid, näitan teile lähemalt. Siin on siis korpuse nupud, siin on siis ilmselt esipaneel. Vist ei ole ka tegelikult, ma eksin. Ma ei tea, mille oma see on, aga me saame varsti teada. Tegelikult ma võin isegi selle järgi ühendada. Hopsti, selle GPU vertical mountiga on see hea asi, et kuna GPU on viidud siia alla, siis kui tavaliselt on videokaart siin pesas, siis ta jääb nagu rippuma, võib tekkida, nimetatakse GPU sag, ehk siis rippumine. Peab olema tugi paigaldatud, et ta ei liiguks ja transportile on ka suht kehva, aga kuna videokaart läheb siia nüüd püsti, siis seda probleemi meil ei ole. Ja lõikab läbi kõik kütked. Ventikad. Neid ventikad ma siin ei kasutaks. Ma pigem hoopis vesijahutuse paneksin sinna ette ja vahetan vesijahutuse ventikad ära ja panen vesijahutusele selle vinge fännkomplekti. Esmalt me peame vaatama, kas voodikud üldse ulatuvad siia. Ruumi on siin küll palju. Ja asemele me paneme selle maasika. Vaata kui ilus, siin ei ole ühtegi kaablit. Ma arvan, et see element siin saab olema päris äge. Nii. Ja võsa ja vette sinna vahepeal. Videokaardiks valisin PNY RTX 5070 Ti, aga mitte tavalise, vaid üks süke äge mudel, millel on taga RGB, siin on ka nagu Infinity. No nii, siin ta on. Ja mis meil teha on vaja? Meil on vaja ühendada see ekraan nüüd videokaardiga. Siin on displayport ja siit tuleb ühendada displayportiga. Siis me saame pildi esipaneeli, kui me selle sisse lülitame. Opa! Oleme. No nii, masin on nüüd elus. Kui tahate Windowsist eraldi videot, et kuidas Windowsi peale panna, kuidas Windowsi pulgale installid, sellest ma võin eraldi video teha. Kirjutage alla kommentaaridesse, kui soovite seda näha. Hetkel siia pandud siis temperatuurid ja kellaaeg. Selle ma muudan kohe ära. Siit liidesest saab igasugu asju seadistada, mida sinna kuvama panna. Mul on tehtud tegelikult preset, lihtsalt et teile näidata. Opa, kuidas tundub? Ja nüüd ma ühendan selle. Kõigepealt tuleb ühendada videokaart, siis see display oma vahel. Pilt on ees, aga et siin midagi muuta, siis on vaja meil kasutada Haiti enda programmi. Chris Poisil oli üks soov, mis teemaga võiks arvuti alla. Ta ütles Aragorn ja ma mõtlesin, et ma panen siia Aragorni video. Natuke see aspect ratio, ehk siis kuvasuhe on natuke veider, aga vaatame, äkki saame kuidagi siia ka kuvama panna. Nii olen jõudnud seal arvutikolakaga Chrisi maja ette Tallinnasse. Lähme vaatama, kuidas Chris Poisile asi meeldib. Praegune setup on selline nagu näha, see on nagu 1,75 korda väiksem. Siuke vana hea arvuti, 5 aastat vana. Ma näitan teile ruttu siis põhiretsilt mul praegu läägab. Mul tegelikult oli korras, kuniks ma Windows 11 peale läksin ja siis nüüd on jumala läägi kõik. Ja, aga nagu me vaatame siit, siis sa näed, see peaks olema väga smooth. Tegelikult ta streamis peaks olema hästi siukene ilus. Ta hakib, nagu näha on täitsa hakib.
praegust mul on 93 FPS-i siin samas positsioonis. Minecraft võtab päris palju FPS-i, kui sul on need valgused peal, kes tulevad. Praegust on valgused maas, aga siin on need valgused peal. Aga selline ta on. See on kõige parem benchmark, mis praegust ma näitab kohe Minecraft. Nii et ma lükkan selle püsti, vaatame ära. Davai. See on täitsa kerge arvuti võrreldes selle müraka. No põhimõtteliselt pool. No see on nagu vaata nagu, see on nagu poja ja see on nagu isa nagu. Isa tuli koju. Saime arvuti püsti. Meil on vaja siia standi. Ainus stand, mis praegust on see oli väga tugev. Nii et ma panin siia, et ma näeksin ka seda arvutit. Siia saab panna display. Ma hakkan TikTok'e vaatama siit. Nordic Gameri TikTok'e hakkan siit vaatama. Ei muud midagi, tuleb käima panna see. 3, 2, 1. Oh my god, lõpeta ära. Oh my god. Kuule, täitsa RGB täitsa meeldib ju, kui niimoodi on. Täitsa ju kuule, mis see RGB. Oi. Lõpeta ära. Oh my god. Läheb täitsa käima. Töötab. Palju lubab. Oi, ei ole nii, see on ju crazy. Lõpeta ära, siin on actually, mul on 3 monitori. Ma pean edasi mõtlema, mida ma sellega teen. Ma hakkan mängima siin peal niimoodi. Joo, see ei ole päris nagu. Oh my god! Ja ma ise tegin selle animatsiooni täna mingi 10 minutiga. Joo, see on sick. Jah, peaks tegelikult üks asi jooksma, aga ilmselt kui sul on palju monitore, seda uuesti seadistada. See on tegelikult üks video, peaks jooksma seal. Ma ei suuda uskuda, bro. Väga haige ju. Kuidas siis esimene mõte on? Jõhker, ma sain teada, et see on veel puutetundlik. Ma saan mängida siin Clash Royale'i nagu. Ta teeb mulle oota, päriselt või? Jah. Mida pekki? Sa saad ise customize ida seda. Sa saad terve selle ekraani panna erinevaid äppe ja asju täis. Tal on oma äpisüsteem. Ja. Sellest teha eraldi soundboardiks, kui ma tahan ühte soundboardi veel. Block game tahan mängida, juhhei. No nii, ma ei tea vapsi, mis siin peal on. AMD Ryzen 9000, mis asja? 9950X 16 core pro, joo! 64 gigabaitti RAM-i! Oh my god, see ei ole päris. Oota, ma ei tea isegi palju mälu siin. Lõpet ära, ma näen praegust. 5,4. 6 tera on sul kokku SSD-d. Seda peaks lisama siia, on ju? See on formatimata. Ja formatima. Et 2-terane on põhikätas ja 4-terane on siis su arhiivikätas. Sinna footiksid ja 4-5 aastat ikka ära mahutid. Ma sisumaale taga vaja, ma pean kõike salvestama. See mul on 6 tera, see on praegu siis, mul ennem oli 2. No mis seal ikka? Tõmbame selle Minecrafti alla ja vaatame, mis need FPS-id ütlevad siis. Ma arvan praegust rahvast nii ootab seda, nad tahavad näha. Näita meile Minecrafti. Tõe moment, vaatame nüüd, arvuti on vahetatud, sama mäng on ees samade asjade peal, nii et vaatame, palju FPS-i nüüd näitab. Ma juba tundsin vahet, no vaatame. No nii. Õige FPS increase, palju peal me läksime? 90 pealt. 90 pealt 230 peale Minecraft shaderitega, see on crazy. See on põhjas graafika all. See on põhimõtteliselt 2-kordne ja veel suurem tõus. Ma räägin, kui ma niimoodi liigutan. See on nii veider. Mul on see efekt praegu, see hertsi efekt. Sest tavaliselt, kui sa liigutad, tunned, et nagu hakkab läägama, aga siin on nagu kõik funkab. Siin on need default settingud peal nagu. Sa saad veel pärast, kui sa väga tahad, sa saad veel shader packi tõmmata. Mul ongi praegu, siin on peal shader pack ja 29 chunki on peal, see on maksimum chunkid. Kõik on praegu siin default kõrge, ma muidu nagu vähemaks pandud neid. Ehk siis kõikide default shader settingutega see on väga suur vahe. Ja oota, kui ma panen kõrvale nüüd meie selle striimi. Ma saan lõpuks striimida videomänge. On tõe hetk. Ma palun, ma olen nii kaua ootanud, et mängida uuesti. Ma ei saanud midagi striimida. Ja ongi. Täitsa töötab. Ja seekord ei ole mingit läägi, need on samad ekraani ka. Sama ekraan ja nüüd on näha, et see liigub smoothilt liigub, kõik on korras.
see on Aragorn. Ma lõppu ütlen lihtsalt nii palju, et kui te tahate arvutit osta, no ei ole parema kohta kui Nordic Gamer. Ma hakkasin shade'i panema teistele, kes arvuteid pakuvad, aga noh, siit saab ikka hea arvuti. Ma jään nautima seda mängimist. Minu poolt ka. Aitäh ja järgmise videoni. Davai, tšau!